Siin uudistestuudio eetris Rohke Debelak. Alustame pealinna uudistega. Esmaspäevast saab Tallinnas rentida kuuma õhupalle. Leedu ettevõtte Balloon Travel toob pealinna tänavatel esialgu 100 kuuma õhupalli, mida soovijad saavad linnas ja selle lähiümbruses reisimiseks rentida. Rendipalli reisija korvi mahub korraga kuni 4 inimest, tõstejõud on 300 kilogrammi. Palle saab rentida Vabaduse platsilt, suuremate kaubanduskeskuste parklatest ja staadionitelt. Täpsem nimekiri on üleval ettevõtte kodulehel. Pärast rendiautode, renditõukside ja rendirollerite ilmumist tänavatele on kuuma õhupallid loogiline jätk, märgivad teates Kommunaalamet ja Mupo. Kuuma õhupalli ei pea tingimata maandama, kui see ei kipu õnnestuma, vaid selle saab peale sõitu siduda maja piksavarda või korstna külge järgmist sõitjat ootama. Ja laiemalt, täna tuleb esimest korda kokku valitsuse juures töötav mõttekoda, mille ülesandeks on ühiskonna arvamusliidreid ja laiemat avalikkust kaasates selgeks vaielda, kas iseseisvus on Eesti rahvuse ja aadete säilimiseks kõige õigem tee. Arvukate okupatsioonide tingimustes on eestlased alati ühte hoidnud, säilitanud kõige kiuste oma kultuuri, tavad ja pühaks pidanud kõike, mis eestluse juurde kuulub. Iseseisva riigina tegutsedes on märgata ka kõige eelloetud evalveerumist, suurt pettumust, viha, ängi, kadedust, saamahimu, kahju, rõõmu ja käega löömist. Mõttekoja eesmärgiks ongi välja selgitada, kas iseseisvus kujutab endast eestlusele ohtu ning kui kujutab, siis välja pakkuda lahendused. Mõttekoda loodab selgusele jõuda selle aasta jooksul ja siis korraldada ka referendumi. Eesti vastased ummistusrünnakud jätkuvad, märgivad vastavad ametkonnad ja rünnakute tõsidus on madalal kuni keskmisel tasemel. Rünnakute arv kasvas eile tavapärasega võrreldes enam kui 6 korda ning tõsisem olukord kujunes välja keskpäeval, kui ummistusrünnak tabas Lelle bussijaama WC-d. Pealtnägijate sõnul saabusid häkkerid mikrobussiga, millest väljus 4 kogukat meest, kes tihedate väikeste sammudega tõttasid tualettruumi suunast, pärast mida tuligi ummistust likvideerida enam kui 4 tundi. Väiksemaid ummistusrünnakuid oli riigis enam kui 200. Justiitsministeeriumis on aga ettevalmistamisel erakondade rahastamise lõplik seadus, mis muudab kogu teema läbipaistvamaks. Alates juulikuust saavad parteid oma erakonna peakorteri ette paigaldada ohvrikivi ja sinna saavad erakonda toetada soovivad inimesed ja ettevõtted tuua ohvri anda, ilma et selline tegevus tooks kaasa endaga sanktsioone. Ohvrikivi suurus ja mahutuvus ei ole ette kirjutatud, samuti ei ole reguleeritud ohverdamiskäive. Annetamise ja ohverdamise vahel on suur erinevus. Ohverdamist ei saa seadusega keelata, kuna see on sihiteadlik ja vabatahtlik, ebakindlale garantiile suunatud lootuste hellitamine. Kui inimene või ettevõte tahab ohverdada nii, et teda avalikult ei nähtaks, võivad erakonnad istutada ohvrikivi ümber ka põlishiie, mille varjus oleks võimalik ohverdada privaatselt. Selgemaks kui ohverdamisseaduse puhul ei ole parteide rahastamist võimalik enam teha, teatab Justiitsministeerium. Ja lõpetuseks tähelepanu kuulajad, kes on otsustanud ühel ilusal päeval oma naise maha jätta või mehe juurest jalga lasta. Ilmajaam annab teada, et täna tulebki Eestis valdavalt selge ja päikeseline väga ilus ilm. Rahulikumalt võivad olla Laimjala valla naised ja Keava kandi mehed, kus kehv ilm jääb püsima veel 2 nädalaks. Kuulsite uudiseid.